Kell on saanud 4. Käes on siis juunikuu korraline volikogu istung ja tänane päevakord on meil ees, aga ennem päevakorda minemist siis palun ikkagi telefoni lülitada hääletuse režiimile. Nii, päevakord on täna ees meil selliselt. Kas on küsimusi, ettepanekuid? Ei ole. Lähme päevakorra kinnitamise juurde. Kes on selle poolt, et päevakord sellisena, nagu ta meil ees on, palun käega märku anda. Kõik on... Piret on päevakord kinnitatud. Ja esimene päevakorrapunkt on vallavanema info, palun.
see gümnaasiumi toitlustus oli mitu pakkujat valmis? 2 pakkujat ja mõlemate hind on võrreldes eelmise perioodiga madalam. Oleme saatnud neile välja kirjad, et nad esitaksid 26. juuniks põhjendused, kuidas nad on sellise hinnakuks võimelised toitlustama. Et võib juhtuda, et me peame, siis kui me näeme, et need on liiga madalad, alapakkumisega tegemist, mõlemad pakkumised tagasi võtma. Kusjuures me seekord ikkagi panime ka hanketingimustesse sisse, kuna siiamaani ei olnud seda võimalik või ei olnud hanketingimused sees, et nad peaksid pakkuma ka tühitoitu. Et täna oli kõik praepäevad, kõik võib kasvata sees, et sellist kotletti või snitslit või kas või kalapulka või sellist ei olnud, ei pakutud. Et täna me panime sisse, et ega tühitoitu tuleb pakkuda, aga kui nad on nõus pakkuma, me anname ju toidule kvaliteedi mingid tingimused. No, kvaliteedi tingimused on määruses ja kirjas, millele toit peab vastama, aga see viiakse nii alla ja see ei ole lapsele ahvatle. Ta võib see kaloraas selles porsus olla, aga kui laps seda sööb, siis ja täna ei olnud ka seda, et me teame, et gümnaasiumis või Märjamaa siis ei käi paljud lapsed söömas, enam me tegelikult ei tea täpselt, mitu last on söömas käib, sest sellist lugemist või arvestust ei teeta, vaid lihtsalt hinnanguliselt esitatakse siis kas 20 last käib vähem söömas sellised arved, et see tuleb ikkagi saada jõueda, et me ikkagi maksame selle toidurohtumise, et nii palju me lapsi söömas käib, mitte see, et kui palju meil lapsi koolis on ja palju sellest me raha on palvata. Mul on üks kiire küsimus, et selle kruusade remondiga pildamine ja see kõik on tore, aga meil on see augulappimine ju tegemata, et mina ei ole näinud, et mis sellega on. See Annika hetkel ei ole, ma ei oska vastata, aga vähemalt need on mingid tööd on planeeritud. Ma nii täpselt ei oska nüüd öelda, et millal kuhugi mingi lappimine jõuab, aga üldiselt jah, see on meil tegelikult nagu plaanis, et kattega tööd ja remondi eelarve on. Ma tean, et on olemas, aga tavaliselt on selleks ajaks juba tehtud. Sa oled Aavo ütled, et osaliselt käib, kõik sa oled Naabrine tegi ise. Nii, siis see jaani-eelne nädal on väga sündmuste rohkem lõpetamise puhul, aga ka nädalavahetus saabub meil võidupüha, seekord on võidupüha pühapäevasel päeval, et 3. juunil kell 8 algab meil võidupüha siis tähistamine Kirikala kiriku juures, kus värgede asetamine samal päeval lõunal algab Märjamaa keskväljakul Raplamaa maakaitsepäev, kus olete kõik lapsesti palknud ka Kirikalasse, et veel ei ole Kivivigalas, mõtlen näinud seda liiku heiskamist Kivivigala Vigala kiriku tornides, see on omaette vaatamise. Aga jah, maakaitsepäev Märjamaa keskväljakul algab 12.45, see Raplamaa ümber on sidimissakiks täis, tulevad liitlasväed oma tehnikaga, Päästeamet oma demoga, politsei, naiskodukaitse pakub siinsamas sõdurisuppi ja siis vanal staadionil on Kaitseliidu näidislahund, mis hakkab üks peale siis avamist 12 kella 1. Ja kella 3-st on siis meie Märjamaa kiriku tänavamonumendi juures naiskodukaitse, kodutütarde ja noorkoklaste vandeandmine ja värgide asetamine, sealt siis liigub paraadi alustused ja keskväljakule, rivistus ja siis peaks saabuma kella 4-st Narvasse ja Võidutuli. Saatakse siis kõikidele maakonna valdadele ja kõikidele, kes soovivad selle Võidutuli oma külasse siia saada.
kõik jaamistuled, mis ees on meie Märjamaa valla kogule sündmuste kalendris peaksid olema ja nädalaleht ka just jõudis Märjamaale, ehituskorna on Kostivast Kärsam kogu asjad, turvaliselt erinevaid sündmusi ja nädalaleht on siis seekord juuni on praegu Kostivast viimane ja siis järgmine meie pooltki, aga lehes on juba kooli üritused sellist. et selline info teile. Mul on üks küsimus. Kas on meile andnud, et Ott lubad sinu uudisel tõite? Ott on hetkel kodukontoris, jah, selles mõttes, ma ei tea, kui õiged need just selles kontekstis on, aga Ott on hetkel kodukontoris. No, mina seda ise seda otsust näinud ei ole, aga tema soov on praegu kodukontoris. Siis tekib nagu imelik, kui ta teid tööle kõikidel valitsusametnikel, et just peagi, et lubada Siimot tahaks kodus istuda, mida tööd. Ei, kes on kodus istuma, aga tööd võib ikkagi tegema. Ideedes juba see, et kui lubada Siimot, siin hooviks, siis ta Oleme sellest pikalt rääkinud ja seda on meile vaja siis näida. Olime osa ei oska juba välja siit. Nii, aga kas on küsimusi selle ettekande kohta? Ei ole? Aitäh, mõnda paneme. Järgmine päevakorrapunkt kuulame on Märjamaa vallavolikogu 16. märtsi 2021 määrus number 114 vanemate oma osalus Märjamaa valla koolieelsetes lasteasutustes muutmine. Ettekandja Helen Raid, palun. Tere, aitäh! Lapsed lasteaedades käivad kahel kohalik omavalitsus. Ühelt pool lapsevanemate omaosalustasu, teiselt pool on siis lasteaedade ülalpidamise kulu ja palga. Täna on Märjamaa vallavalitsus esitamas volikogule siis muudatuseelnõud, kus 7% alampalgast, mis kehtib täna vanemate omaosaluse suurusena ja rahaliselt siis 57,40 € ja tehtud ettepanek suurendada siis 7% 10%-le ja see teeks kogu arutelu, see on selles eelnõus ära toodud, prognoositud siis alamäär 24 aasta lõpuks. Alampalk võiks olla suuruses 841–940 € ja selle järgi võiks see summa kujuneda vanemate jaoks siis 84–10–94 €. Ja 57,40 võiks siis olla alates 1. jaanuarist 25 aasta 84–10–94 €. Põhjendused on toodud seal arvandmetena, selgitused, et kulud on kasvamas ja paljud vallad on juba oma vanemate omaosalust üle vaadanud. Riik on kehtestanud maksimaalse piirmäära, mis on 20% alampalgast, alampalgast 820 praegusel aastal. Ja seda on osad vallad üldse ei ole juba rakendanud 24. aastal. Meie naabrid on Kohila 10, Lääne-Ligula 12, Märjamaa 7, Raplas on välja arvatud üks aasta 8% ja siin Sakud-Sauel on 20 teha. Et see võib olla ka üks selline teadmine, veel üks teadmine siia juurde on see, et me oleme siis seda temaatikat kas 70-le või 7-12-le tõstmist arutanud ka nii haridusasutusjuhtidega, kes jäid oma arvamuse juurde, et see on 10 ja hariduskomisjoniga, kes ka jäi 10 juurde ja majanduskomisjoniga, kes ilmselt toetas seda otsust 10-ga. Küll on aga vaja ära öelda, et meil on võetud arvamus ka Vigala poole pealt, kes
keskmine laste osalus igapäevaselt juba tuliselt on 60–2%, ehk et ei ole seda. Ja nende hulgas on lapsi, kelle vanemad maksavad kohatasu 57–40 ära, aga laps terve kuu jooksul mitte ühtegi päeva lasteaias ei käi. Võib öelda, et laps on haige ja mõistlik võibki olla nii, võib-olla isegi kuus mitu korda haige, aga terve kuu aega ühtki laps on haige, siis ilmselt see pigem viitab sellele, et kas on olema siis vanavanemad või pereliige, kes on siis keskele juurde saab jätta, aga vanem lihtsalt 57–40 maksab ära, teades, et kui tal on vajadus, ta viib tagasi kaota või jääb selliselt kohta. Nii et selline võib-olla kontekst ja juurde ja siis on olla volikogul otsustada, kas lastevanematel oma osalust tõsta 7% 10-le alates 1. jaanuarist 2025. Kui see otsus ei tule, meil oleks siis terve sügis aega vanematele kas ka kommunikeerida ja võib-olla ka nüüd, kui see otsus avalikustatakse, on ka lastevanematel võimalik mõelda, kas ta soovib lasteaia kohta õppida või pidada, kui see tasu hakkab olema siis kõrgem. Praeguse prognoosi järgi mitte üle 94 euro. Nii, Andres Jästa, palun. Seda nagu õppeaasta alguses pole mõistlik teha. 1. septembrist. Muidu oleks ju poole õppeaasta peale. Lasteajal hakkab päris varem saada. Ikka on ju 1. septembrist. Mingid mõtted, mingis mõttes. Ma võib-olla kommenteerin siia juurde niimoodi, et praegu meie vadas on seotud ta alampalga määrast protsent, ehk see 7% teeb see 57. Mitte kõik vallad ei reguleeri protsendi kaudu, vaid väga paljud ütlevad, et meie lasteaia omaosalustasu vanemad näiteks 85 eurot. On sidunud lahtiselt alampalga protsendi jälgivad ainult seda, et ta ei tohi minna üle 20% ehk et siis 164 eurot on see lagi ja sellest üle minna ta ei tohi. Et praegu on ettepanek tehtud, et 1. jaanuarist, aga teavitusmõte on küll nüüd, et ära pane last lasteaeda, kui sa tahad lihtsalt hoida, sest võib-olla see 94, see on see lagi, 84 on siiski see mõttekoht lapsevanemale, kas ma tahan seda iga tundikki maksta või et ma tundub, et 57–40. Ma võib-olla veel üle ütlen ka volikogu ette ära, et laupäevast 15. juunist jõustus kooliõpetajate, põhikooli ja gümnaasiumiõpetajate palk, millest nad streikisid siis jaanuaris, kui te mäletate, ja nende palk täna oli 1803, uueks palgaks võitlesid nad välja 1820, ehk 17 eurot kuus juurde ja praegu on siis vallavalitsuses ja raamatupidajatel libe käed ja koolijuhtidel ka tagantjärgi jaanuarikuus siis praegu makstakse välja seda palgavahet juhtikaupa. Mida tahtsin sellega öelda, see, et nagu te teate, teie enda viimane otsus ja tuleb see ka uuesti teha, see otsus, kas seda või teistpidi, on see, et lasteaia õpetajad saavad tegelikult ju palga lähtudes kooliõpetajatest. Nüüd see järgmine otsuse kohta on see, et kui me tahame tõsta lasteaia õpetajate palka taas, nii nagu me tõstame praegu riigi poolt seda kooliõpetajate palka, siis see jällegi keeldab teatud finantside juurde tuleb. Ja veel võib-olla üks kahtlus. Me ei tea, mida teeb riik 25. aastal. Praegu on väga palju ikkagi sellist kõlakat, et 25. aasta eelarve kaudu riik kogu lasteaianduse finantseerimise paneb KOV-i peale, võib-olla 25. aastal antakse lihtsalt selline äramineku tasu või mängust väljamineku tasu minimaalne ja 26 on üldse null. Aga võib-olla ka 25 on, sest raha lihtsalt praegu õigussüsteemis. Et võib-olla ka siis see praegune protsendi tõstmine, kui tegelikult tundub, nagu osavalt ütles, et niigi raske, õige, aga ega valla volikogu rahvale valitsema.
õpetajate palga peab 1. jaanuarist tagant ulatavalt maksma? jah. Peab? Või tahab? Peab. Ja peab... Mingi vald ütles, et ta ei maksa. Las proovima, siis tegelikult. Siin on tegelikult see, et meil on ära minemas praegu teatud arv õpetajad, kes üldse enam jätkavad õpetajatena tööd. Nendega on eriti kiire. Nendega pole üldse kiire. Kui nad ära teevad. Et oleks see nii, tegelikult nemad juba praegu puhkuse tasud lõpparved, eks ju, et nii. Siin on ju sellel perioodil jaanuar kuni praegumegi ju ka asendatud haiget olevat õpetajad, jälle ka see lisatasu ümber arvestus, nii et praegu midamiste rahastusosakonna ei maksa, nagu öeldakse, kadestada enda töö, mida või kaudu üldine päästa siis kaudu. Nii et ma tänan, kui teie otsustamise kohta. Ennem küsime ära, mis on hariduskomisjoni seisukoht. Hariduskomisjon palub toetada. Ja majanduskomisjon? Majanduskomisjon tahtis tõsta tegelikult väga teist peale, aga siis lõpus leppisime kokku 10 peale. Ma arvan seda ka, et siin on lisandunud veel ju toiduraha ka. Sul on ainult kohatas. See on üks väike asi. Nii, kas on veel? Lapsevanema kasvatamise kulu on veel suurem. Nii, aga kas on selle teema kohta küsimus? Ei ole. Kes on selle poolt, et muuta siis vanemate oma osalust koolieelsetes lasteasutustes, palun käega märku anda. 15 on poolt, kes on vastu? 2 on vastu. Otsus vastu võetud. Nii, järgmine päevakorrapunkt on Märjamaa vallavolikogu 21. novembri 2023 määrus number 56 2024. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine, muutmine, ettekandja Helin, palun. Tere ka minu poolt teile, austatud volikogu liikmed. Tahaks ka liigutada suuri summasid. Novembrikuus võtsime vastu siis huvihariduse huvitegevuse 2024. aasta kava, kus meil oli seal lõpus siis ühesõnaga niimoodi jagatud pottideks ja siis me jätsime reservi 5000 eurot. Sealt 5000 siis nagu korra järgi me juba 2000 eurot suunasime ära, kui me tegime huviharidus huvitegevuse teise lisavooru, mille me kuulutasime teenusepakkujale välja ja nüüd on seal järgi veel 3000 eurot. Aga ei tahaks seda sinna niimoodi enam nüüd igaks juhuks jätta, kuna nagu on näha, et lapsevanemad on õnneks ärganud, et meil on tohutu nõudlus olnud õppuri toetuse järgi, et praegult see 9500 on meile ära jagatud, mis meil oli ennem ja mul on juba üle 2000 euro peale ühesõnaga avaldusi esitatud, kes veel ootavad seda ja samuti nagu eelmise aastaga sai näha ja tegelikult nüüd võib selle esimese kvartaliga öelda ka, et sõidukompensatsiooni on hakatud väga kenasti küsima, et siis ongi ettepanek, et see 3000 jagada ära nii, et 2000 läheb siis õppuri toetuse toetamiseks ja 1000 tõstakse huvihariduse huvitegevuse sõidukompensatsiooni juurde, et siis nagu reservis meil enam raha ei ole ja saame sellega veel toimetada ja osa peresid siis nii-öelda õnnelikuks teha. Andrus Järtav. Kas õppuri toetust tähendab välismaal õppiminekut? Ei, õppuri toetus on meil korra järgi, et ühesõnaga see on nagu ette nähtud, et konkreetselt just lapsele ja lapsevanemale, kui tal avaneb kuskile võistlustele minna, selleks on vaja soetada vahendeid, siuksed ootamatud kulud, nagu mida ühesõnaga. Piljeistad, kes siin vahepeal küsib? Riideid, ühesõnaga me oleme hästi palju, kuna ühesõnaga võtsid nüüd Märjamaa gümnaasiumi õpilased osa selle aasta võimlemise peost, seoses sellega laienes aga meie maakonnapeole, kus oli vaja soetada esinemise riideid, muidu nad ei saanud üldse ei kvalifitseerunud, 3 erinevat gruppi said esinemise riideid, oleme toetanud jõutõstjaid vahendite soetamisel endale, on saanud festivalidel osalemiseks muusikafestivalil, siis võimlemisfestivalil ja nüüd on tulemas ka jalgpallurid, kes lähevad Soome võistlustele, maadlijad, kes Poola võistlustele, et selliseid toetuseid. Just see ongi see toetus, mis läheb just täpselt konkreetsele, ta ei lähe mitte klubile, vaid ta lähebki konkreetsele perele abiks. Kas on veel?
Jah, Ülo. Kas sellega on siis huvihariduse rahad kõik kuni aasta lõpuni otsad? Tähendab, selles mõttes saab otsa jah, see õppuritoetus, aga seda sõidukompensatsiooni saab ikkagi taotleda kvartali kaupa ja need teenusepakkujad, kes tegid oma taotlused nii põhivooru kui lisavooru, et need ikkagi ringid toimetavad kõik edasi lihtsalt, et see õppuritoetus saab nüüd otsa, kui ühesõnaga see 2000 veel tuleb, et kui nüüd riik meile järgmine aasta ikkagi mingi raha veel leiab, et siis on küll meil niisugune mõte, et nagu me näeme, et seda õppuritoetuse summat tegelikult võiks tõsta ja võib-olla siis ei peaks enam andma nii palju vahendite peale, sest et vahendite peale me oleme ikka nende aastate jooksul väga palju andnud ja nendega peaks nüüd küll kõik olemas olema. Veel? Ei ole. Kes on selle poolt, et muuta 2020. aasta huvihariduse huvitegevuse kava, palun käega märku anda. Kõik on poolt, kava muudetud. Järgmine päevakorrapunkt on Märjamaa valla majandusaasta aruanne, ettekandja Enno Ots ja kaasettekandja Ülo Ovild. Valminud 2023. aasta majandusaasta aruanne konsolideeritud kujul ja esitanud. See on selline tutvumiseks olnud vist kuu algusest. Vaadata, kuidas on läinud Märjamaa vallal, kuidas on läinud tütarettevõtete sihtasutusel. Oodata teie otsust, milliseks te seda loete seda eelmist aastat. Ma siis küsin, et lugesin seal revisjonikomisjoni protokollist. Seal oli selline huvitav vihje, et kas sellisel ebamõistlikul audiitori kaasamisel on nagu mõistlik mõte. Et kuidas sina seda kommenteerid siis, et kas siis on meil nii vilets audiitor või mis häda sellega? Seda muidugi, et miks see täpselt niimoodi oli öeldud, peab selle küsimuse esitaja, väike esitaja, miks ta nii arvab. Aga ma arvan, et audiitor on vajalik. Ta on kõrvaltseisja, kes vaatab kõiki meie tehinguid, ta teeb osa pisseliselt, osa ta juba teab, mis ta vaatab meie investeeringud üle, ta vaatab meie pannud suhted üle, korruptsioonivastased asjad üle, igasugused asjad. See on meil kohustuslik ka sellise mahu juures. Jaa, ta on meie mahu juures meile kohustuslik, aga küsimus oli selles, kas ta oleks vajalik, et sellest on muidugi mõnda ei pääse ja need on ju meil olnud kogu aeg aastateks abiks, sest et kõrvaline silm on ju hea, kui meil on, kes vaatab, eks ju. Ise me vaatame küll, aga inimene, kes on neutraalne, kes on asjatundlik või firma. Ja mis asja suhtes ja selle audiitoriga ma küsisin ta käest, kui näed midagi, et võiks nagu teistmoodi teha, kas nad oskavad nõu anda, nemad ei tohigi nõu anda. Mis te üldse kontrollite, kui te nõuga anda ei tohi? Jah, aga ta tegelikult ikkagi küsimustes... Aga ütleb, et nemad ei tohi nõu anda, nemad ainult vaatavad õige read, see tähendab, et maksuametis käe pikenduse muud midagi. Ei, ta ei vaata maksuasju sugu. No ta vaatab seda, et see õige kaasab, et oleks õige rea peal ja kogu lugu, muud mitte midagi. Mis see muudab mitte midagi. Ja aga me ei tea ju, kuidas see muudab asutustel, kus on võib-olla mingisugused möödalaskmised. Me ei ole olnud probleemi. Ettevõtet, ma saan küll aru, ettevõtet kontrollitakse seda, et antakse aru, tähendab, näiteks aktsiaseltside osanikele, et antakse aru, et kuidas on kõik asjad tehtud. Ei muuda mitte midagi. Ega nad vaatavad ikkagi seaduslikult, kas te kõik tehtud tehtud seaduslikult? Minu meelest on meil lepingusse kirjas, et kui keegi tahaks otse küsida tema käest, mis ta veel lisaks arvab, siis see õigus on olemas. Üks tagasihoidlik küsimus veel, et see, mis audiitori märkus oli, et veel rahalised raskused tulevad. Et kuidas ja mida me oleme ette võtnud selleks, et ei tuleks? No näiteks hetkel meil ei ole sellist olukorda, ega meil olnud siis ka, sest ta võrdleb lühiajalisi kohustusi ja käibevarasid oma vahel, kumba on rohkem. Aasta lõpuks oli nüüd natuke lühiajalisi kohustusi rohkem kui käibevahendeid. Tänaseks näiteks on teistpidi, ma just vaatasin.
Ja meil on, seda ma rääkisin ka seal komisjonis, et meil on regulaarsed maksed riigilt, me ju ei ela sellest, et kas meil on mingi hooaeg turismi või mingi muu, eks riigi eelarved toetused laekuvad regulaarselt kogu aeg, kui just ei juhtu midagi väga eriskummalist. Aga need katavad meil tavaliselt ilusti kõik ära selle laekumise. Varasematel aastatel on olnud audiitori kommentaariks, ma ei tea, kas sel aastal oli, ma ei mäleta nüüd, et meil on põhivara nagu liiga palju. No jah, oli vist mingi aasta tagasi, aga nüüd on minu meelest väga asutud sellega tegelema, põhivara on minul rohkem kui kunagi varem. Aga me müüme ikka seda, mis on vaba ja mida me ise ei kasuta. Tema kommentaar oligi eelnevatel aastatel, et tal on ebamõistlikult palju põhivara. Jah, kuidas ta päris ebamõistlikuks. Aga nüüd on Viinule ja volikogule tegime vist 2 aastat tagasi või välja võtta nendest, mis meil aastal oli. No see nimegi on olemas ja seda järgitavalt vähemalt tegeleb, et neid siis realiseerida. Ja Ülo annab ülevaate ka revisjonikomisjoni. Ma kõik on lugenud, ega ma midagi juurde ei lugenud. Kas on Ülole küsimusi? Kas on Ennale küsimusi? Kes on selle poolt, et kinnitada Märjamaa valla majandusaasta aruanne, palun käega märku anda. Nii kõik on poolt, majandusaasta aruanne kinnitatud. Järgmine päevakorrapunkt on valla valitsusele riigihanke läbiviimiseks ja lepingute sõlmimiseks nõusoleku andmine, sõidukite ostmine. Ettekandja Villu Karu, palun. Tere! Lugupeetud liikmed, mul on siin ette valmistatud üks eelnõu 2 sõiduki hankimiseks Märjamaa vallale. Plaanitud on siis hankida M1 kategooria sõidukid, ehk siis tegelikult ka 2 erinevat. Vallavalitsuse jaoks üks väiksemat tüüpi mahtuniversaal, siis 5-kohaline istekohti, ma mõtlen, ja Märjamaa gümnaasiumile siis praeguse selle väikebussi asemele uus väikebuss, mis oleks siis koos juhikohaga 9-kohaline. See buss praegu on amortiseerunud ja selline palve tuli siis gümnaasiumi direktorilt. Vallavalitsuse sõidukite kohta või sõiduki kohta nii palju, et siin viimase ligi poole aasta jooksul on siis ära müüdud 5 sõidukit. Nendest 4 on küll elektrilised, aga no vahet suht ei ole. Et lihtsalt sotsiaalosakond esitas siis taotluse, et oma teenuse täitmiseks lihtsalt praegu hetkel läheb juba kitsaks nende olemasolevate sõidukite baasil seda teenust osutada ja optimaalne oleks siis selline väiksem mahtuniversaal hankida, millega saaks ka, ütleme siis ratastooli näiteks vedada. Ja nii see ettepanek ongi siis, et 80 000 siis küsitakse katteks selleks. Ütleme, et kui vaadata siis praegu avalikult olevat infot siis nende automüüjate kodulehtedelt, siis selle rahaga peaks nagu välja tulema, et need hinnad jäävad sinna, ütleme siis väiksema sõiduki puhul alates 20 000 ja selle väike bussi puhul siis alates 40 000 ülespoole. Et kui on küsimusi, siis olen nõus vastama. Andres Järsa, palun. Majanduskomisjonis rääkisime selle bussi kasutatud versioonist, et see on ikka jõus, kui olete selle kunstinud? No, hetkel on mõeldud siis uuemat versiooni, tähendab
kas see kasutatud variant oleks siis nagu ettepanek selles mõttes, et see oleks tunduvalt odavam või mis selle nagu kasulik oleks? Mis on? Peaaegu poole odavam. Peaaegu poole odavam, noh. Arvata võib, et ta siis ka vähem nii-öelda, nagu öeldakse, kestab jälle, et see ei ole nii. See oleneb muidugi läbisõidust, aga ma ei mõtlegi seda, et me peaksime ostma mingi 200 läbisõitut bussi. Aga täna on turul ikkagi seal 2-30 000 sõitud bussid, ja on ikkagi oluliselt odavam. Miks mitte koolis on kasutus suhteliselt väike tegelikult, see läbisõidu pool, ta pärast on, mida lihtsalt rohkem seisame, sellepärast ei ole nagu uut mõtet sõidu osta, kui ta hakkab pärast müüma, ta on 10 000 sõitud ja saad ikka poole loomulikult on ka võimalik siis hankel küsida kasutatud sõidukit, aga siis võiksime ka öelda ette, et mis see kriteerium on, et kust maalt see siis algab, et kas siis ongi see läbisõit kuskil see 20-30 000, mitte enam või siis rohkem. Diiselmootoriga on isegi 300 000, mida tegelikult vähe. Urmas Kristjan. Tegelikult küsimusi tuleks püstada tema auto kohta, anna küsi kasutatud autot. Tema auto on kuskil 20 000. Et seda on mõistlik mõtta, eks ole. Kasutatud auto on juba teine teema, aga tema auto on nagu selle firma auto. Ma mõtlen, et see läbisid 2-30 000 on täitsa okei. See ei ole üldse palju. Ei, absoluut, aga üle 300 000 jaoks on natuke palju. Ei, no seda on tegelikult 150 000, kus lõpeb garantii ja tavaliselt siis hind kukub robaks. Koolil ei ole üldse nii tohutult läbi sõida. No ikka on. Kogu aeg sõidavad võistlust. Kogu aeg sõidavad. Nii, siis on mõistlik. Muusika on kunstikool ka tuleb. Mulle teeb üks autode koha pealt üks niisugune küsimus, et kes see täna meie autopark üldse haldab? Kas meil on keegi konkreetne vastutav inimene, kes nagu jagab, koordineerib, suunab? Täna on kord niimoodi, kui sa mõtled lihtsalt seda igapäevast kasutamist. Just, et need autod nagu kasutuses on. Mulle tundub, et seda ressurssi on kuidagi nagu ripakil. Iga auto kohta on omaette päevik. See on siis ühes ruumis, kus on võimalik selle päeviku kaudu siis seda autot broneerida. Läbisõidu nüüd kontrollimiseks ja jälgimiseks on autodel pea GPS-seadmed. Ja põhimõtteliselt ta niimoodi ongi, et selline auto korrashoiu eest vastutav isik on määratud, kes siis selles mõttes viib neid korrapäraselt kuskile teenindusse, remonti ja puhastusse, pessu mõtlen. Ja mis puudutab siis tehinguid autodega, et see on olnud siis praegu minu ülesannetes, siis need registriandmed, ma mõtlen, ka korras hoida. Et selliselt on korras. Reedel tuli majandusosakonna punane buss, mulle vastu erapaat oli tagakäruga. Vallal ei ole sellist kohta. Ei oska midagi kommenteerida, ei olnud ise seal tunnistajaks, et seda võib ju siis küsida takka järgi. Ma ei oska tõesti öelda. Lihtsalt siis järelikult ressurss on, et ei olegi kaudselt kogu aeg sõidus ametis õigus. Seda ma ütlesin, GPS-seadmed on peal, võime takka järgi kontrollida, kui on soov, ja küsida, mis sõiduga siis tegu oli, kui on kahtlus. Ega sellel tehtakse ikka hinnapakkumisega, sellel tehta mingit hanget. Ikkagi hange tehakse. Kes pädev siis hindama seda kasutatud autoga? Millu? On vallas keegi ülevaatab? Selles suhtes võetakse ju tehase garantii auto, mis on ülevaatab. Või esindusest teha ekspertiisid. Kõik kriteerium valmis, et peaks kehtiv tehase garantii. Nagu nii on kehtiv tehase garantii, aga 20. Tehase garantii kehtib ju osadel asjadel aastaid. Kuidas? See räägib keregarantiist mingist 8 aastat. Täna näiteks ju Toyota on 10 aastat. Tehase garantii. Kui käid regulaarselt tooldesse. See on keregarantii
teatud kuluosadelt, aga mootori asjad on kõik. Ja see tehnilist asjadele me ei siin ei ole mõtet. Nii, Kalle teegi, palun. Mina ei räägi tehnilist asjast, ma räägin nagu põhimõttelisest asjadest. Nii, me oleme, igal koolil on tegelikult väike buss. Minul on ka väiksed bussid, aga selleks, et mina sellega teenust saan pakkuda, mul peab olema litsents. Praegu meil oli majanduskomisjonis sellest juttu, et igaüks istub selles autorooli ja sõidab, võtab lapsed peale, sõidab kuhu iganes. Kas me tahame oma lapsed usaldada ühele 2 aastat lubadega inimesele, kes läheb Raplasse, Tallinnasse, ma ei tea, kus iganes. Et selles mõttes, sellele asja peale pole keegi veel mõelnudki. Meie peame tegema iga mõne aja tagant täiendkoolituse, meil kehtib arstitõend 5 aastat. Kui see buss sõidab siis 10 aastat, ei tea, mis tervise mured võivad tekkida mõne aastaga, et me nagu nendele nüanssidele üldse mõelnud ei ole. Tal ei pea olema mingisugust ei laste tunnusmärke peal, tal ei pea mitte midagi olema. Ja me tegelikult sellega asjale täna tähelepanu pööranud ei ole mitte mingil juhul, et kui sa samamoodi ükskõik mis elualal, me peame ikkagi nagu läbima mingi koolituse, aga siin on nii, et igaüks, kes tuleb kooli, 200 000 taskus, võtan 8 last peale, sõidan kuskil olümpiaadile. Keegi pole selle peale, minul on vastutuskindlustus, kui midagi juhtub, siis mul maksab kindlustusel kinni. Nii et tegelikult nagu me võiksime selle peale mõelda, et kui mingi jama kunagi juhtuks, siis me hakkame mõtlema ja siis on nagu hilja selle peale mõelda. Kas koolis sõidab igaüks selle bussi? Kõlvatu konkurents ei pakku meil ole. Ma ei tea, Urmas Krista, palun. Ma täpsustan Kalle seda, et B-kategoorial on 10 aastat arstitööd. Ja tema B-kategoorial ei pea olema seda. Ma ei räägi seda, aga lihtsalt sellest on küsimus. Kui sina teed professionaalselt ka väikse bussiga, kui sina teed nagu pakud teenust, siis peab sul 5 aastat, siis sa pead iga 5 aastat. Aga temal ei pea olema, sest tema ei ole professionaal. Seda ma ei usu. Nii ongi, aga see on lubatud. See on lubatud, 9 inimesed on lubatud, 80%. Jaa, aga sa... Ei ole. Minu mõte ei ole üldse see, et kes võtab endale sellise vastutuse, võtab 8 last peale. Nii, seda... See on minu mõttes see nagu tähtsam asi, see bussi ostmine. Ma ei räägi üldse sellepärast, et ma nagu minu töö võtaks ära, seda nii tehakse. Seda juba tehakse nii, eks, aga põhimõtteliselt kõik on nagu seda teepenud. Spordiklubi, värgid, kõik on oma väikeste bussidega läinud tegelikult. Et mis mõtet nagu seda üldse mingid professionaalsed bussifirmad üldse näevad pidada? Kas Send1 ei tule nüüd uuest aastast see Ameeriku nõuet ei tule? See on M1. Bussiklikke M1. Ei ole. B-kategooria oma, seda küll. Arge rääkige kutselist. Nii, aga läheme kuuleme, mis majanduskomisjoni majanduskomisjon rääkis tund aega seda päevakorrapunkti ja saime lõpuks ühe auto ikkagi maha, eks ole, 3 tahet ja ka ei 2 peale. Et selles mõttes oli see pikk diskussioon selle üle ja siis lõpuks oli siis Uival auto, mida ei aktsepteerinud majanduskomisjon. Aga kas on veel küsimus? No, kui tohin kommenteerida siin selle bussi jutu peale, et mul oli eile võimalus istuda siis maakonna liikluskomisjonis, kus ka põhimõtteliselt oli see teema siis, ei puudutatud küll neid väikebusside sõitmisi, aga puudutati siis üleüldse, mis meil täna liikluses toimub, et kellel on õigus millega sõita, et sellest vaatevinklist politseile teevad muret ikkagi siis need, kuidas need on, need kastid, need mopeedid nii-öelda, katusega sõidavad need pisikesed, kus ei ole vaja mitte mingisugust luba ja teiseks on rekkajuhid, kes sõidavad kärudega ja samuti täiesti ilma igasugust luba tihtipeale omamata, et need on siin Eesti tasemel võib-olla need suuremad probleemid, aga mis Kalle juttu puudutab, siis
ma ei oska seda kommenteerida selles mõttes, et ma ei tea, kas siin on mingisugust lubamatut tegevust kooli poolt, et nende laste sõitmisel, et noh, siis peab seda uurima, et siis oskaks öelda. Et see on ütleme, kestnud siis, ütleme sellest ajast, kui see viimane buss osteti või neil oli vist varemgi mingi buss, millega nad sõitsid. Aga minu teada mingit teenust nemad osutanud ei ole ja vallas on vist veel ainult üks kool, minu teada Kivi-Vigala vist, kellel on buss. Vana-Vigala. Okei. Varsti on vaja asi, see Rootsis on riigisel lastel on mopeedautod. Suured bemmid, kõik suured siibid on tehtud mopeedautod. Ma korra kommenteerin, käisin Kihnus, siis Kihnu õpilastel on ostetud sõiduauto tunduvalt odavamalt kui jalgrattas või mopeed. Ja nii käiakse, pannakse vallama ette, paritakse auto, lähevad pooli. Sest et see saab turubelt 600, jalgratta pealt 2000. Nii, aga rohkem küsimusi kohe läheme hääletamise juurde. Kes on vallavalitsusele riigihanke läbiviimiseks ja lepingute sõlmimiseks nõusoleku andmise poolt, palun käega märku anda. 16 on poolt, kas keegi vastu? Erapooletu, üks erapooletu. Otsus vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on Märjamaa valla investeeringute kava 2023 kuni 2027 erakorraline muutmine, ettekandja Kirsti Mau, palun. Tere minu poolt kõigile, et olen siis teie investeeringukava erakorralise muutmisega ja hakkan kohe alguses pihta, et erakorraliselt siis muuta Sipa-Laukna lasteaed, et mis oli planeeritud sanitaarruumide remondiks 35 000 eurot, et läbi rääkides siis ka lasteaia juhatajaga ja järgnevate aastate otsusega, et siis 35 000 võtta nende eelarvest see aasta ära. Muusika- ja kunstikool, et on esitatud toetuse taotlus muusika- ja kunstikoolile, see on läbinud hindamiskomisjoni, hetkel vastust veel ametlikult öelda ei saa. Ja kuna on näha, et ehitustegevustega me sellel aastal väljamakseid teha ei jõua, et jätta eelarvesse siis eeltööde jaoks 22 312 eurot, millest siis natuke üle 19 000 on eelmisest aasta jäägist üle toodud ja 2700 eurot on siis jääks vabadest vahenditest katta. Ja ülejäänud summad viia siis edasi 2025-2026 aastasse. Ja need siis kajastuvad investeeringute kavaga, kui tuleme augustikuu volikogusse. Sillaotsa talumuuseum, et hetkel on projekteerimistööd teostamisel ja planeerime, kui projekteerimistööd saavad tehtud õigeaegselt, et on mõte minna liider meetmesse raha taotlema, mis tähendab seda, et koheselt menetlusprotsessi pikendamist, et kui tuleb siis vastus selleks, et kas me saame sealt raha või mitte, et siis ka peale seda alles hanketegevused ja samamoodi, et ehitustegevustega siis sellel aastal tegevustesse ei jõua. Eeltöödeks jätta 45 000 ja 98 000 siis valla osalust lükata järgmisesse aastasse. Teed ja tänavate rea pealt on Märjamaa Valgu kergliiklustee, mis on seotud siis Transpordiametiga ja on näha, et see hetkel veel ei liigu mitte kuhugi suunda ja seoses sellega siis jätta tegemata eeltööd, mis on seotud siis maade välja mõõtmistega, mis jääksid siis kergliiklustee alla ja siis see 550 000, mis on planeeritud, et tuleks Transpordiameti toetus, et ka siis see summa viia edasi. Lisandus investeeringute kavasse uus tänava kergliiklustee, millel on volikogu juba omalt poolt otsuse andnud, et selleks on projekt esitatud, hetkel veel toetuse
siis otsust ei ole teada, et 130 000 oli planeeritud siis oma osaluseks ja toetus on siis taotletud 243 591 euro peale. Muuta sõnastust Matsalu veevärk, et algselt oli sõnastus see, et valgu kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks planeerida 100 000. Praegusel momendil on siis see, et osta aktsiaid, võib-olla siis, kui ma olen lõpetanud, et kui on küsimus, siis Triin selgitab seda, et kuidas siis täpselt see käib. Täna on valgustus 88 000, kuna on seotud hooldusega, et ei ole enam nagu investeering, et selle jaoks siis ei saa seda enam investeeringute kavas siis näidata ja et sellisel moel tuleb võtta ja see 88 000 jääb siis majanduskuludest. Jäätmejaamaga ei ole avanud ühtegi projekti taotluse esitamisvõimalust ja seoses sellega on näha, et seda ei ole ka võimalik see aasta siis hakata ehitama ja samamoodi siis summad võtta laenu kohustustelt ära, et ja planeerida siis järgnevateks aastateks. Märjamaa kirikule sai siis volikogu otsusega eraldatud 25 495 eurot ja siis see on lisatud siia investeeringute kavasse ja nüüd on viimast objekti, on nüüd uued objektid, et erakorraliselt siis selgus, et Kivi-Vigala põhikooli mänguväljak vajab uuendamist, seda on taotletud ka eelneva aasta kaasavas eelarves, mis siis hääletamisel ei võitnud, osa mänguväljakust on juba maha lammutatud ja uuendamiseks ettepanek 30 000 peale. Vargola lasteaed algkool on samamoodi teinud eelmine aasta juba ettepaneku piirdaia rajamiseks ja ka selle aasta märtsis on uuesti taotlenud seda raha, et siis ka eraldada nendele selle piirdaia, mis on 330 meetrit vaja ja lisaks siis veel väravad, et 17 000 eurot. Ja viimase reaalne on siis sõidukite soetamine, millele te juba eelnevas punktis hääletuse tegite. Kalle Teige, palun. Kas selle Vargola lasteaia piirdaia kohta kehtib seesama hinnapakkumine, mis on praegu võetud või võetakse uus hinnapakkumine? Uued hinnapakkumised on ikkagi vaja võtta, sest et eelneva hinnapakkumine on eelmise aasta augustikuu oma, seal võivad olla ja aga me oleme sellega nagu arvestanud, seal oli 2 erinevat hinnapakkumist, üks oli peaaegu 15 000 ja teine oli 17 000. Ülo ilmanu. Mul oleks just see, et kui seda mänguväljakut hakatakse seal rekonstrueerima, uusi asju panema, tegelikult ma soovitaks sinna alla kohe panna ka maaküttetorustiku enne, et saaks kunagi viia seal ka see lasteaed seal maakütte peale. Seda summat meil hetkel investeeringute kavas. Seda tegelikult kui ainult torustik panna, siis ma usun, et see ei ole nii hirmus kallis. Kui ta jääb alla 12 000, siis on majanduskulud. Jääb seal ainult kaevamine ja torutud midagi. Liin, Matsalu. Kivi-Vigala põhikooli territooriumil on suur ala, kui munatakse maad torutud panemas, piisavalt ruumi, et me jätkata suuri mängualale. Siin ajal, et anda teha nuti. Jah, see eeldab, et me läheme vaja selles
Andres Jõsse, palun. Oli see siin majanduskomisjonis ka, et see tegelikult on niimoodi, et kui valitsusel kui midagi vaja teha, siis võetakse see investeeringute kava lauale ja ekseldatakse see edaspidi või tagurpidi läbi nagu tahetakse. Ja siis tegelikult need investeeringud, mis on pikaaeglised nagu siin on taodeldud, siis need kaovad ära kuskile. Aga nüüd tuleb kogu uued asjad juurde. Aga see Sipa laukna võtsime uhkelt see 35 000 ära, aga kas nüüd Triilde valitsus arutasid seda laukna laste ja aeda või arutanud? Valitsus tuleb meile tunne. On. Kuidas tunne on? Mul on väga hea tunne. Et see jääb ära. Et see tuleb. Ei tule. No, me oleme seda, peame mingi kompromissiga andma sellele lasteaiale. Mässu korraldus. Või kool teeb mässu, et me saame ka kõik kõige parem ei tee midagi, mis ei juhtu midagi. Nii. Varpolu vana aia. Aga kas meil? Majanduskomisjon? Ma võib-olla ütlen seda juurde, et valitsus tuleb ja muudab. Valitsus tulebki, kui on põhjendatud muudab. Meil ei ole mõtet võtta laenu asjadele, mis me näeme, et meil ei lähe seda see aasta seda raha vaja. Ja täna on tulnud siia sisse need lasteaed ja osad, et minu arust see lasteaed ja haridus on meil olnud kogu aeg prioriteet. Me ei ole tulnud loogiliste ideedega, et midagi täiesti kuhugi uut panna. Et mõlemad on sellised objektid, nii Varbola lasteaeda see aed kui ka Kiviviga lasteaia mänguväljad, mis on seal, ütleme nii, et need on objektid, mis karjavad. Lihtsalt see mänguväljad, kus aed kokku on kui palju? Kuidas? Mänguväljad, kus aed kui palju kokku on 30 pluss 17 ja 47, aga vallavalitsusel võtad autodest 80. Proportsioon on paigast ära, anname siis kuskil lasteajale veel 30 000. Siis on nagu me ei ole siin nagu lehmakoplevad, et kui selle läheb sinna, siis vastavad vajadusele. Siin praegust oleme nagu lehmakoplevad turg. No jaa, aga moodi seda ette kulutada, et meil ei ole mõtet võtta neid kolmasid laenu. Ja võib-olla ma ütlengi, et kui me ei saa selleks jäätmejaamaks, siis võib-olla ei lähe järgmine aasta, ei tule ka seda summat. Täna me peame vaatama vastavalt vajadusele, et olukord ei ole nagu väga positiivne kõikides vaadates. Kuulates, mida riik teeb, kärbetide osas, haridusministeerium on plaane. Me peame väga ettevaatlikud enda investeeringute koos. Autode puhul oli ka majanduskomisjon tõsta, et see 18 000 käiku ei pea minema. Ma just nimelt, aga ma näen seda, et see tõmmatakse sendi pealt või natukene üks euro ülegi. See loetu hankest. Tuleb juurde maksta. Mida? Tuleb juurde maksta. Kas autoga sõitma võtab taskust pärast viimase? Nii, aga kas on majanduskomisjon? Ja no majanduskomisjon jälle läks tund aega. Et meil läks peaaegu 3 tundi läks see majanduskomisjoni päevakord ja siin me lakkasime neid ja see Kivi-Vigala oli meil muidugi kõige suurem peavalu, aga me siiski saime siis kompromissi selleks, et saime Varbola lasteajale saia või saame tähendab. See oli, mis oli valitsuse poolt siis kuidagi unaraks jäänud. See oli tema kokklenud tõesti. Varbola sai fullbassika ja siis Kivi-Vigala sai lehti. Nii. Aga haridusvaldkond jäi ikkagi see raha alles, siis Sipa lastest ära võtta. Kas on veel? Kes on selle poolt, et muuta erakorras Märja valla investeeringute kava 2023-2027, palun käega märku anda. 16 on poolt, kas keegi vastu? Üks on vastu. Otsas vastu võetud. Nii. Järgmine päevakorrapunkt on arvamuse andmine Muistu 3. uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta. Ettekandja Liina Valler.
ja ehk siis nii Tarve kui ka suveperioodi kasutuse nii oma valla elanike kui ka siis mujal tulnud isikute jaoks. Ja nad paluvad siis tegelikult väga jõuliselt mitte lubada geoloogilist uuringut, aga lähtudes sellest, et reageerimiseks ei ole piisavalt argumente, siis on ettepanek otsustesse kirjutada tingimuslik nõusolek. Ehk siis tingimused on siis järgmised, et geoloogilise uuringu läbiviimisel ei tohi kahjustada olema tervise ja usaldasi või siis, kui neid siis kahjustatakse, tuleb kahjustuse likvideerida uuringuloa saajal. Et siis niimoodi lühidalt kõik. Ja ma arvan, et need ongi need ainused punktid, mille üle me üldse hääletaksime. Muude asjade üle me pole mõtet hääletada. Küsimused, kui nüüd anname sellistel tingimustel uuringuloa, et siis tulevad kaevandusloogeks, anname samad tingimused, et terviseraja raames ei tohi kaevandada, kui saab. Miks nad ei võiks nagu seda maardla kaarti ümber joonistada, et see terviseraja välja. Täna on nagu selline situatsioon, et riigi üks käsi ei tea, mis teine käsi teeb. RMK on suur terviseradade toetaja ja seal samas raiub metsa maha. Tõsi, ta on oma kooskõlastuse andnud ja ta ei maini tegelikult terviseradade tulemused. Täitsa nali, et seal samas riik toetab terviseradade arengut ja toetab seal sama terviserada ka ja siis seal samas teine organisatsioon laseb üles kaevata. Et miks see riik seda raha siis sinna kulutab, kui ta seal samas nagu selle üles kaevab. Et tegelikult on need päris kõvad argumendid, mille üle nagu kembelda ja tegelikult nad saavad seal päris suure maardlõuti veel, kui nad selle terviseraja nurga välja enda kaardi pealt joonistab. Mina teeks küll ettepaneku, et saadaks selle tagasi ja las nad teevad parandada, et joonistage välja see terviseraja osa sellest kaardist. No uuring iseenesest ei tähenda veel, kui uuringuga nõustumine ei tähenda veel, et kaevandust tuleb praktika on näidanud, et iga uuring lõpeb kaevandusega. Pärast isegi tuleb küsimus, kas kaevandusega kaevandusega. Tegelikult kaevandusega menetluse käigus on siis vaadanud rohkem ka aega koguda infot ja argument, et siis vastu võtta otsus või siis esitatakse kaevandus. Meil on praegu ka piisavalt infot tegelikult. Viimasel minutil, aga selles suhtes, et keegi isegi ei informeeri neid asutusi, et seal tahetakse mingit uuringut korraldada. Keskkonnaamet on saatnud huvitatud isikute välja teadusseadused ja üks osa oli siis, kes on ka spordiklubiga seotud siis reageerisid. Aga tõsi ta on, seal on kasutus, oleme teadnud sellest enne tänast päeva, mis on väga lühike teadmise ja selliseid resoluutseid keeldumise aluseid hetkel ei eksisteeri. Et uurida võib, aga mis hiljem võib saada, see selgub hiljem. Ja tegelikult see uuringuga perioodi pikkus on 5 aastat. Et 5 aastat peaks siis seda selgeks tegema ja siis lõpul on siis esimene. Siis on küsimus, kes meil seda pärast kontrollib, et see loa, et see asi nagu kordatakse? See nende tingimuste, mis praegu ettepanekut. Keskkonnaamet peab arvestama valla ettepanekuga ja see jääb Keskkonnaamet kontrollida. Tema paneb oma uuringuload selle sinna sisse. Teeme siis ettepaneku, et see terviseraja ulatus saab välja arvata sellest uuringualast. Võiks lisada, et see võiksime selle punkti siin täitsa vabalt juurde panna. Valla ettepanek on see. Teeme ettepaneku ja siis nad ise teavad, arvestavad või arvestavad. Hetkel väga kiirelt ülevaate, see ei olnud võimalik täpselt arusaadavuse uuringupunktid kulgevad, et seal oli võib-olla jaanuaris saada lisa just ettevõtte uuringupunktid ja tõenäoliselt nad päris terviserajadel ei kaela, aga ei ole päris kindel.
see pole üldse küsimus selles mõttes, see on, valitakse looduses niimoodi geoloogi suva järgi, kus ta tahab nagu neid punkte teha, et see ei peagi muidugi raja peal neid surfe tegema. Seal on tehtud lageraie, seal võib igal pool neid surfe teha, et see on üldse küsimus on selles, et lihtsalt seda on tarvis, seal on varustuskindlus olemas ja kõik asjad. Organisatsioonile juhtinud tähelepanu, et juba olemasolevate kaevandustega on varasemalt räägitud ja sõlmitud ka siis kokkulepped, et kus võib kaevandada ja praegu siis on aktiivsed kaevandused. Ja pigem see uus ala siis on meile meeldib seetõttu, et seal kulgeb terviserada. Et kas on just õiglane ja terves laasuses siis eelata hiljem kaevandamine, et see on kaeldav. Mingis osas võiks ikkagi ju mingis osas kindlasti kaalutakse ka tervise raja olulisust ja väärtuslikkust ja tõenäoliselt hea argument mitte lubada kaevandust hiljem sinna piirkonda just tervise raja. Et need lilladega märgitud kastikesed on siis punktid ja terviserada kulgeb siis väga raske teadega nende vasakul pool seda juhungi mööda. Kas me saame selle klausli sinna panna juurde või ei saa? Et kaaluda uuringuala väljaspool terviseraja ka piirnevat ala. Te oskate seda lauset ilusamini seada? No võib-olla pisut rimistada, et uuringuala on määratud, kui me teeksime punktidega seal. See on täpselt tagumine, see terviseraja tahame seal täpselt punktidega 5 punktiga. Uuringud ei tohi kahjustada seda terviserada. See on juba sees. Lihtsalt, et seal ei ole vaja uurida, kas terviserada säilib. No kui seal sees saab taastamisele, siis kas on tahtmist minna seda rada rikkuma kuidagi taastama? See on nii väike rikkumine. Sa nüüd augu ja ajad selle kinni. Jooks ja läheb mulle peale. Nii, Kalle palun. Sain aru, et 5 aasta jooksul tuleks uuring ära teha ja kui kas tulebki küsima kaevandusluba ka vallas? Arvamust. Ega meil on nii praegu ka, nagu ütleme oma arvamus, ega meil mingit nii-öelda vastuväiteid üldiselt ei saa olla. Tegelikult ju. Kui me nagu ei hääled selle pool, siis ta ei saa. Me ikka ei kaotame selle protsessi, see ei ole esimene kord. See on läbikäidud tee. Ja läbikäidud tee. Saame käinud soovituslikke ettepanekuid teha, et siis Keskkonnaministeerium võiks arvestada nendega, mis me siit poolt anname. Kui me ei anna mitte mingit nagu omapoolset arvamust, siis nad ei arvesta mitte millega. Kas sa arvamust ei jagatasid, siis ta teeb. Just. Kui lisada siis see üks klausel? Paneks need klauslid juurde ja siis las nad siis otsustavad, et siis me oleme omalt poolt nagu kõik teinud, et noh, siis meil on südametunnistus puhas. Võib-olla me saame sinna juurde panna, kui me selle kirja välja panna või oma arvamuse anname, et see, mis siin käis, et kui kaevandamist läheb, siis tuleks ikkagi kaaluda kaevandusala määrata selliselt, et seda me eelnõusse ei saa ega selle otsusesse panna, me saame selle kaastada ju teha. Ja siis nende huvigruppidega läbi rääkida see kaevandusala hiljem, kui on kaevandusala nagunii tulnud. See on meie võimalik. Kunagi on üks analoogne teema olnud ja siis nemad arvestasid seda. No, sellest terviseradade kirjast tuleb välja, et osad kaevandajad on sellega arvestanud, aga osad raadasid vist rohkem kui nad. Ei, see RMK ise. Võitis metsamaa, aga kaevandajad on kõik arvestanud sellega,
see oli terviseradade valesti kirjutatud. RMK tuli tõmbas kõik lagedaks, lubas teha kuni terviserajani lagedaks, aga nüüd tõmbasid kõik lagedaks. 60 hektarit tegid seal aga nad teadsid juba, et sinna tuleks uuringutega hakatakse kaevandama. Siis tegid kiiruga lagedaks, et see kummaline. Võiks olla ju see ettepanek, mis on Liina sõnastus ja juurde kaaskirjaga see, kui kaevandamise... Lihtsam on nende mõttega. Ja ega me rohkem midagi muud teha ei saa. Rohkem me täna muud. Aga läheme siis nii, nagu seda sõnastus on ja kaaskirjaga tuleb siis juurde meie väljaspool siis seda. Nii, aga läheme siis hääletamise juurde. Kes on arvamuse andmise poolt, palun käega märka anda. 13 poolt, kes on vastu, 2, 3 on vastu, kes on erapoolt, 1 erapoolt. Otsus vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt, vallavara võõrandamine enampakkumise Raua Põik 2 kinnistu, ettekandja Villu Karv, palun. Raua Põik 2 asub siis endise Märjamaa EPT katlamaja kõrval, kui te ette kujutate, kus oli siis vana see EPT katlamaja. Ja põhimõtteliselt on tegu siis sellise väiksemapoolse veidi üle 2000 ruudu kinnistuga, kus peal kasvab siis selline mets ja võsa. Ütleme, et tema väärtus on siis võib-olla seal küttepuu väärtus ja seal kinnistult nüüd kulgeb ka üks kasutuses väljas keskküttetrass, vähemalt osaliselt. Nii et tegelikult vallale sellist kinnistud oma põhitegevus või põhiülesannete täitmiseks vaja ei ole. Vähemalt me ei oska seda täna prognoosida, et seda kunagi oleks vaja. Kinnistu asub siis alal, kus on ühesõnaga ümberringi siis tootmise ja teenusega või teenust osutavad ettevõtted ja pigem oleks loogiline, kui keegi neist selle vastu siis huvi ärkada või tunneks, et seal oma tegevust laiendada. Ja mingisuguseid erilisi piiranguid seal ka ei laiene sellele. Ligipääs on olemas ka? Ja ligipääs on ka olemas, jah. Seal on isegi mitmed poolt on see ligipääs olemas, nii et ettepanek oleks siis enampakkumisele panna ja vaatame siis, mis väärt ta on. Et halvhind on nüüd vallavalitsuse poolt pakutud ja ka majanduskomisjonis siis üle kinnitatud see 10 000 eurot. Väga keeruline öelda, kas see on palju või on vähe, et eks ta suures osas niimoodi peast võetud ole. Et sellise arvestusega, et kuna ta on seal ümberringi, siis nii-öelda ettevõtete vahel see kinnistu, et järsku ikkagi võiks ta midagi väärt olla. Andres Jõssaga. Sa ütlesid üks huvitav lause, et see küttetrass, et nagu on nagu kasutuses ja ei ole, et kas ta siis on või ei ole? Ei ole, ma ütlen, et ei ole kasutuses. Majanduskomisjon? Jaa, majanduskomisjon toetas. Kas on veel küsimusi? Kes on selle poolt, et võõrandada vallavara enampakkumisel, palun käega märku anda. Nii, kõik on poolt, otsast võetud. Järgmine päevakorrapunkt, vallavara otsustuskorras võõrandamine, Hiie kinnistu üks kahendikmõttelist osa, ettekandja Villu Karv, palun. Hiie kinnistu järjekordselt, et viimane kord siis, kui ta enampakkumisel oli,
oli selle kinnistu algväärtuseks kinnitatud 51 000 eurot. Nüüd reaalne pakkumine või reaalne parim pakkumine selle kinnistule tehti siis 900 eurot madalam summa, siis 50 100 eurot. Ja oksjoni pidaja arvas, et see on väga hea hind, arvestades selle kinnistu suurust ja ka seda, et on kaasomandis. Ja eks ta olegi ligilähedane ka volikogu poolt kinnitatud alghinnale, kuna siis alghinnast madalamad pakkumised seal oksjonil on lubatud, siis vallavalitsus andis esialgse nõusoleku, et me tunneme huvi selle võõrandamise vastu jätkuvalt siis ja et vajalik oleks siis eelnevalt vallavolikogu nõusolek siis selle 50 100 euro eest see kinnistu võõrandada otsustuskorras. Ja tänaseks siis on ka teada, kes see huvitundja on Raplamaa ettevõtte eesnimi läks meelest ära, ka Vallat oli tema perekonnanimi. Mingisugune Mets ja oli see firma nimi siis. Et otsustuskorras siis tõenäoliselt meil õnnestuks 50 100 euro eest siis oma mõtteline osa seal Hiie kinnistul siis võõrandada. Ma tuletan siis meelde, et see kinnistu on olnud vähemalt, ma püüdsin kokku lugeda vähemalt 6 korda vist enampakkumisel erinevate hindadega ja see kordne enampakkumine oli nüüd siis esimene kord, kus tõesti arvestatav pakkumine ka tehti. Et varasemalt enampakkused on kõik ebaõnnestunud. Kas on küsimus? Kas siia peaks lisama kellele ka? Praegu meil ei kaasta otsuses absoluutselt kellele. Kas siis viide, et oksjonil parima pakkumise teinud mingi kuupäevaga, et mis kuupäeva või vahemikus toimunud oksjonil või siis paneme konkreetse selle firmaga mõtlema. Praegu ei ole nagu siin mingit... No kuidas vaja on, nii paneme. Ma selle firma nime, ma unustasin ta töö juurde laua peale, mul oli kirjutatud paberile. Ma võin selle pärast töötada. Nii. Ja siis teha. Majanduskomisjon. Ja majanduskomisjon oli nõus sellega. Nii, läheme siis hääletamise juurde. Kes on siis 6. korra nõus, siis et võõrandame Hiie kinnistu. Palun käega märku anda. Siis 16 on poolt, kes on vastu? 1 on vastu. Nii, otsus vastu võetud. Nii, oleme jõudnud informatsioonipunktini, kas on... Kui tohib, ma siis õiendan ühe küsimuse ära. Siin oli küsimus, et keegi vedas paati vallaautoga. Paadivedajaks oli siis Obulaiu peremees Tarmo Rohoja, kes vedas oma isiklikku paati, ühendas siis nii-öelda töösõidu siis nii-öelda iseendale kasulikuks, aga lisas juurde, et selle paadiga on ka volikogu liikmed saanud sõita. Ma ei tea, kas see on asjakohane, aga nii ta on. Volikogu liikme paati. Nii, kas on informatsiooni jagada, küsida? Kui täna 20. augustil on volikogu korraline istungi aega vaba päev, volikogu võiks vaadata seda nädala võrra edasi. See oli majanduskomisjoni ettepanek, on ka siin me arutasime seda 27. Seda käsib. Et kas on keegi, kes on selle mõtte vastu, et 5 nädala aega edasi, siis... Seal ei ole paremat lahendust ei ole lihtsalt. Et siis augustikuus on volikogu istung nädala võrra hilisemal ajal. 27. Ma arvan, et see oli teise peale komisjoniga, jah. See on hea.
Nii. Kas on veel infot? Jah, kolmandas. Mul on 2 asja. Tähelepanelik vallakodanik tegi mulle sellise ääremärkuse, et mina kui volikogu liige tõstsin kätte, et andsime kirikule raha, milleks ma seekord puudusin, et ma ei saa süüd ette peale. Aga et Märjamaa kirikule pandi piksekaitsed katusele ja need on täiesti valesti paigaldatud. Et lausa ohtlik. Ma on see info olemas, ma olen Südame kirikuga sellest kasutusel ühendust ja järelevalve. Väga hästi, aitäh. Ja siis teine küsimus on, et kas see mustkatte alla minevate teede nimekiri on kuskil avalik ka või on see salajane pakkunud? Tee on kavas. Sel aasta mustkatte? Kus olid sel aasta mustkattega teed sellised? Tukkusin siis. Pevaid jälle vetsas. Ma ei usu, et see kava nüüd salajane. Ei, see on volikogus vastu võetud. Täiesti vastu. Nii, kas sai? Jaanika on nii tubli tüdruk ja saadab meile selle uuesti. On. Praegust saab veel kassi sabast kinni. Kas said oma endale? Nii, kas on veel? Mina küsiks selles mõttes, et osa teid on ööbeldamata, aga no oligi kokkuleppe meil, et kui ei ole midagi ööbeldada, et siis ei ole mõtet nüüd muud keegi lahti kratsida, aga mis see tulemus on, et meil on ju selline võimalus olemas, et võib-olla siis nendesse aukudesse võib-olla siis oli ju selline punkt meil, et kuidas see nii sõnastatud oli, et kruusa lisamine profileerimise käigus. Et siis võib-olla peaks nende teedega selliselt käituma, et need augud ikkagi, mis on löökaugud, ära täitma mingisuguse mõne koormaga, et selles mõttes, et päris niimoodi ju ei saagi neid ju ootest välja jätta, et noh, et lihtsalt seda peab siis nagu valitsus arutama. Nii, kas räägime siis veel teedest, ma küsisin, et olen korduvalt nagu rääkinud Võsa teedest niitmisest. Ma saan aru kogu aeg, et on põhjendus, et see on erakinnistul, et me ei tohi seda tüügassalt võtta. Aga kas me oleme jõudnud omanikele saata kirja, et nad võtaksid ise seda ära, sest ma ütlen, et täna Võsa lõikamine vallal oleks 0 kuluga. Aga keegi peaks sellega tegelema. Ja kui mitte keegi ei tegele, siis on talv ja seal on jälle samas kohas, et teed on kinni kasvanud, lund lükata ei saa, sest et juba täna on päris paljud teed kinni kasvanud. Keset suve. No, keegi ikka tegeleb, päris nii ei ole, et keegi nüüd ei tegeleb, aga lihtsalt seda, ütleme, et seda teid on tõesti palju, kus seda vaja nagu lõigata ja niita, aga me peame tunnistama, et kõik need teedega seotud küsimused, see info on Annika käes, et mul on väga raske siin niimoodi detailidesse minna ja rääkida, et kus, mida ja millal tehakse. Annika on järgmise nädala nii puhkusel, ta tuleb uuesti järgmise nädala tööle. Palun saatke need küsimused näiteks meili peale kirjalikult ja siis vastame ka, et ma tõesti ei tea niimoodi, et millal kuskil täpselt hakatakse lõikama. Ei pea vastama, vaid sellega tuleb tegeleda. Minul on seda kõige vähem vaja. Küsimus on tegelemises, siis tegeletakse ikka, jah. Minul on seda kõige vähem vaja. Meil endal ühiselt on vaja. Tegevuste tegemata jätmiste kohta, et jällegi see kohatu külasilt, see õnnetukene, mis on juba mitu aasta aega seal pikali maas. Olen kirjutanud, olen helistanud, rääkinud, nüüd saatsin uuesti selle kirjutamisele. Ja ma saatsin teile hommikul kirja ka selle kohta Kert Laitsaarele siin ülesande selle nädala jooksul see asi korda teha. Aga miks ta võtab pool aastat aega? Mina ei oska öelda, ma ei mäleta, et ma oleks enne seda Mina olen teile 3 korda seda ülesannet. See on ju tegelikult
selles sildis on nüüd üle ka juba niidetud, et ma ei tea, palju see sildi sealt ikkagi väga järgi on. Sellepärast, et on 2 ehitustähtaega, jaanipäevad ja jõulud. Jõulud läksid mööda, nüüd on jaanipäevad. Nädal lõpuks on tehtud, ära muretse. Ma olen kindel, et seda ei ole 3 korda maha sõidetud sellest, et see Urmas Kristal, palun. Piret, väga hea, et sa tegid häält, mul tuli kohe meelde see asi. Et vaata, sa eelmine kord ütlesid volikogus, eks ole, et see tee, eks ole, mis seal on, et see on nagu sõitmatu, eks ole, et kõik on nagu ebaprofessionaalselt tehtud ja nii edasi nagu. See, mis see ringtee kõik on. Ei, see küll. Ja ma tegin, ja kütketee. Ma sõitsin selle väga spetsiaalselt läbi, koos selle terve tuuri selle läbi silla ja mis iganes oli. Ja ma ütleksin, et see oli tegelikult väga fantastiline tee. Et kui me räägime külateedest, ma tahan seda lihtsalt öelda, et minu küsimus ongi see, et mis on nagu mureks nagu probleemiks oli nagu? Ei, mina võin vastata sulle, Urmas, tegelikult on niimoodi, et kui sa musta katte peal ikkagi sõidad ja selle veoautoga, kui sul on pikki suunas kõigub sedasi ja niimoodi põristab, trambib, siis alus on ebakvaliteetselt tehtud ja pluss need truubid ju vaata, need on ju kõik ära vajunud, et tegelikult ongi siin nagu soovitus, et kui mingisugused teed lähevad meil musta katte alla, nii-öelda see meie unustusse jäänud nüüd see kava, et kus need on, et siis igal juhul truubid peaks olema paar aastat ennem ära vahetatud, et ka need järelvajumid saaks uuesti tasaseks ööveldada ja et see ei tekiks seda vajumit, et seal on ju iga truubi kohal hüpekas. Sa sõitsid väga vaikselt võib-olla. Ei sõidnud, ma lihtsalt tahtsingi teada, et mis see nagu on, et mina nagu ei leidnud, absoluutselt, isegi Tallinna-Pärnu maantega vääris. Siin ma ei midagi öelda. See on selline põrin olema, et see põrin ja pluss veel niimoodi käib. Ma räägin veel siin juurde, muidugi me oleme väga õnnelikud, et see tee enam ei tolma, ei ole augu kõrvalt kinni, aga miks nagu just meie küla peaks kõige kehvema siis tee kvaliteediga tee saama, sellisel kujul oli jutt. Et okei, sa saad oma tapeedi seina, pane see vittu seina, ole õnnelik, et käib küll, et selles oli jutt, et kokku võttes on kõik väga hästi, aga alati on ju mitte isegi alati peab nurisema, vaid nurisemiskohti on palju. Et miks see midagi lubada siis just, ütleme, üks külarahvas siis peab rohkem talule, et teised külarahvas seda ilusa sirge teeb, et sirge ääred laiad seda mole mul pole, ma ei teagi. Et see on nukene veider, et teeme midagi ära, nagu multikas käib küll, ma ütleksin, jah. Seda, et kuusakastega teede üleviimine ei ole võrdne asfaltkattega. Aga see on tehti killu alus, selles mõttes me oleme sinna alusesse. Ma ei ole teada isegi kuusateed, mis me oleme üle hinnanud, oleks... Ei olegi selliseid probleeme, kui see on alus. Mina ütlen, et mõne kruusatee peal, mis on hinnatud, on kvaliteet palju parem kui sellel, et me maksime tegelikult ju korraliku töö eest, aga seal on rullilõvid on sees ja ööbilõvid, kes on üldse seda rullisid alust, et esimene osa tehti killu aluse peale, tahapoole ma ei nägi. Sellepärast, et ees on toodud ettevõte, et seal käivad raske tehnika, see oli ka see kompromiss, et me saime natukada seda see ka teab, mis parem ei ole. Kõik on väga hästi, aga ütleme, ma ei ole ainult, kes seda nurisub, et see nurisub, see kriitika peaks ikka vastu võetav olema. Jaa, aga oota Rai, ma vaidlen nüüd sul vastu selles suhtes, et see tee on väga fantastiline sellepärast, et kui sa oled sõidu kevadel, siis oli ta täiesti läbimatu. See oli poriauk. Eks see poriauk, et täna on hästi. Täna on hästi. Seda küll, aga kui me midagi teeme, siis meil peaks ikkagi järelevalve olema ja vaatama, mismoodi seda tehakse. Ma tean, et see sügis oli hästi vihmane ja kildu võtti orav. See oli suve lõpp. No suve oli siis hästi vihmane periood. Augustis. Kuidagi hästi kiirustades ja see ei tulnud hästi välja. Nii, Villu Karuplan. Ei, ma tahan muutuja, et ma vaatan, et siin on tegelikult juba näha see teede investeeringute kava, mis on siis kinnitatud aastat 2024 või 2026 valla kodulehel teede valdkonna algatajaatuses on see saadaval. Läks meelest maha, et selle dokumendi peale kõik aastad. No andke andeks. Nii, kas on veel? Ei ole. Lihtsalt kokkuvõttes nagu siin oli jutus, et tegelikult me peame rohkem nagu enda investeeringutele kontrolli pühendama juurde. Tegelikult me ei kontrolli enda investeeringut. Meil on nõus, aga meil on täna investeeringutest teatud summa, et ei ole profileerimise järelevalvet sisse ostunud. Kõikidele investeeringud, mitte ainult teed, kõik.
teiste investeeringute osas see järelevalve osa on järjest enam kasvanud selles mõttes, et summaliselt ja ühiki nad on kasvanud, et mida aastad edasi, seda vähem me saame selle raha eest teha nii-öelda kilomeetrite osas, et sellega peab arvestama. Et kui on need investeeringute kava ja teede kohta lepingusõlmistus, me paneme ka need andmed kodulehele välja, täna lepingusõlmistud ei ole, on otseseisundis, on kasvõi lehte liiguvad lehes kui silmid panna. Teeksid selle vastu tegemisele lähemega sina seda ehitushanked nagu samamoodi, et see Varbola esiteks me 3 aastat tegime seda hanket, inflatsioon sõi meil selle 70 000 nii väikseks, et me saime ainult seinu värvida sellega, nüüd see värv on värv pooli. Et see värvida meil on tegelikult 70 000 mitte midagi saanud. Natuke on midagi, paar auku ka lakke ehitada sellist vedeliga ja veel midagi nüüd kaksustus seal ja mitte midagi ei vahetöid ega asju, et me peaksime ikkagi... Vahetööd on sinna kokku lepitud, seesama ehitaja on sellest teadlik ja kui on olemas. Sellega oli selline lugu lihtsalt, et need vahetööd oleks võib-olla juba ette ammugi võetud, aga niisugune proosaline asi, et lihtsalt rahvamaa juhataja ei leidnud aega, et selle asjaga tegeleda, et siis ta lükkas kogu aeg edasi seda ja nii see on läinudki. Nüüd, ma arvan, et võib-olla peale Jaanise leitakse aega. Nii, Andres Järsa, palun. Mul on veel üks küsimus, et see on ausalt viima. Et millal meie need valla kuldpeldikud valmis saavad? Kullast peldikud. 20. saabuvad uksed ja selle jaanipäeva paneksid. Sest et tegelikult, ma ütlen, et ma tegin ka sinna pakkumise, täna ei ole need pakkumised üldse võrreldavad, sest et mina tegin oma pakkumistes, et need uksed oleks juba ammu ees ja oleks valmis ees. Tänu sellele oli sul kallim ja sa saidki kaotada. Need uksed täna ei kasutamist seda nii. Ei, nojah, aga tegelikult nagu põhimõte on täiesti vale, sest et me tegelikult laseme odavatel pakkujatel tulla turule, kes solgivad kogu turule. Sest et tegelikult nad ei pea ühestki lepingu tähtajast kinni ja siis saadagi odavalt teha. Ei ole õnnelikult, kui ma teen sulle 10-eurose pakkumise, ma võidan pakkumise ja siis tegelikult pärast maksad. Selle odavnemise arvelt me oleme rahus olnud need osa teha. Nii, kas on veel? Ei ole? Oota, ma mõtlen. Ma soovin teile ilusat suve, häid pühi ja kohtume siis augustis.